me räägime siis ühest väga komplekssest teemast ehk kultuuripiirkonnas, kuhu ta kuulub. Ja sellel ei ole ühtegi kriteeriumit, vaid on terve rida kriteeriume ja mõningaid me vaatame. Etnograafiasse ei lähe, sellest võiks ka rääkida, aga siis me jääme liiga kaua olema. Et veel üks selline emotsionaalne slaid siia ette, et ERMis Eesti Rahva Muuseumis on need vasakpoolsed Iisaku kandi poluvõtsikute põlle siin näidised ja ehtsad vadjalased 27. aastast, et kui jälgite, tegelikult sarnasus on päris suur. Et kahjuks nüüd seda kõige viimast järku, mida siin poluvõtsikuteks nimetatakse, on väga vähe jõudnud muuseumifondidesse, aga midagi siiski on ja see on veel väga põnev uurimisteema edasi. Ja nüüd järgmine asi, kuna pealkirjas on Alutaguse, et mis pagan Alutaguse, mina olin üllatunud, kui ma Tartust tulin, et teadsin, ma tulen Alutagusele ja siis keegi ei tea, mis asi Alutaguse on. Et tegelikult tegemist on Ida-Virumaa õige nime, mis läheb muinasaega välja. Ja selles mõttes selle kasutamine, see oli Rootsi-aadne kaart, varasemast ajast paraku kaarte ei ole ja näetegi, et Alutaguse on siin märksa kopsakamad pea kui Virumaa seal kõrval. Aga kui loete kas või Kreutzwaldi Kalevipoega või siis näete, tal kogu aeg on loetelu Virumaa, Alutaguse, Harju, kogu aeg kolmik loetelu. Ja kui te nüüd jätate kõrvale õpikud, mis paraku on tendentslikud, ajaloos saab ka välja, saab tühistada. Alutagus on nüüd see maakond, mida on läbi aegade tühistatud. Et kõik me oleme õppinud, mina ka isegi ülikoolis õppinud, et Taani kuningas müüs ära Saksa ordule Harju ja Viru. Tuleb veel. Tegelikult, kui teil õnnestub jõuda originaalülikuni, siis ta müüs ära Harju, Viru ja Alutaguse, 3 maakonda. Et niimoodi saagast välja kirjutamine käibki. Ja kuna me oleme Narvas, siis on siin hästi hea ka märkida, et kuidas kadus Alutaguse maakond kaardilt ära. Et läbi aegade peaks olema ikkagi mingi koht, kuhu makse kogutakse, kus kohut peetakse, mis on maakonna keskus. Ja selleks oli keskajal Narva. Ja Alutaguse maakond kadus Põhjasõjaga, kui Narva viidi Eestimaa kubermangvalt Peterburi alla. Ja muud põhjust ei olnudki, et Alutaguse liideti Rakverega, sest see oli nüüd lähim koht, kus jälle kohut pidada ja makse koguda. Ja siis tuli ärkamisaeg peale 19. sajandil ja Alutagust ei olnud ja raiutigi kõik sellised uus legendid siis ühisest Virumaast ja kõigest muust, aga lisaajalos käib. Et meie võime auga nimetada ja siin on omad teemad, kui Kate kunagi küsib, et 19. sajand, 20. sajand, kas Jõhvi ja Narva kaklesid, et kumb siis nüüd on Alutaguse keskus. See on ka päris põnev teema, aga enam ei kuulda seda. Nüüd teine küsimus. Mis asi see Vadjamaa? Täna räägime rohkem nagu maadest kui inimestest, vadjalastest. Ja alati saab küsida, et kas on nüüd enesenimetus või teist antud nimetus või on mingi geograafiline termin, siis paremal pool on nüüd 16. sajandi kaart, 15. sajandi lõpp ka umbes seisuga, 16. sajandi algus, see on Novgorodi vürstiliigist, mis on jagatud 5 viiendikuks. Üks neist oli Vadja viiendik ja näete, see roheline. Ja on teine ikka pagana lammakas. Ka Karjala hõlmab seda. Nii et saab julgesti väita, ja see on päris kindel, et Novgorodi vürstiliigis Vadjamaa oli halduslik termin ja väga suure ulatusega halduslik termin. Samal ajal halduslik termin ja vadjalastele ei pruugi kattuda. Me näemegi, et see põhjapäev on ju raudselt karjalased, nii et aga see näitab, kui võimsas staatuses see Vadjamaa tookord oli. Miks teete 2 üle? Kollane ja punane. Nii, tähendab, siin kõrval on nüüd järgmine
viiendik. Siin on Šelooni viiendik ja siit läheb nüüd Onega järve juurde ja siit tulid lõuna poole, nii et keskel on Novgorod ja igasse külge siis, nagu nad tulid, siis nurka pidi Novgorodi välja kõik need valduslikud piirkonnad. Aga nüüd me näeme, et kui me täna räägime pärastpoole ka Lõuna-Padjavast, siis ja nendest, kes on ilmselgelt tulnud siia Lõuna-Alutagusele, siis nemad elasid siin Šelooni viiendikus. Ja siin näeme, et päris Narva jõe vastaskallas ja Peipsi parem kallas kuulusid, siit juba tuleb Pihkva piir, Kitse ribale. Pihkva oli siis nagu kogu seda Peipsi järve vesikonda nagu hõlma. Nii et me näeme, et see halduslik piir ei pruukinud üldse kattuda nagu Vadjalaste endi piiriga. Nüüd vasakul on nüüd kaart, mille on Vene ajaloolased teinud kaarti sellest ajast ei olnud, see on 13 sajand seis umbes, see on ajalooürikute baasile niimoodi tunnetuslikult pandud. Me näeme, et siin kuskil on siis Vana-Laadoga ehk halduslik keskus, esimene linnaline keskus üldse. Siis Soome-Ugri viikingid ütles selline kaubakeskus esimene ja siin on nüüd Suudiala ja tegelikult siin elavad siis vepslased. Nii et see Suud oli universaaltermin, mida aeg-ajalt igale poole paindus, kus on siis Vana-Novgorod Lopis keskajal märgitud kohanime Lopp, et see on mingi selline, kas on lääne vetsahõim. Isuri on siin, isurid juba ilmuvad siis kuskil 12 sajand ja siia umbes tinglikult pandud vadjalased, me lõunapiiri ei tea ja natuke hiljem ilmub siia alale juba märgitakse, et elasid suudid. Ja siin lõuna pool jällegi suudid, nii et see suud on selline termin, millega kuidagi aru ei saa. Kui lihtsalt nimi on, et kus ta siis tegelikult paiknemus. Ja ongi nüüd see mure, et ürikutes on nimed, on mingid andmed, aga mis keelt rääkis rahvas, ega me päriselt teada ei saa. Arheoloogia on selleks üks hea näitaja, mis võimaldab mingi toretusi teha. Siin, et miks edastamaks läheks. Et näete, selle piirkond, kus me praegu räägime, Laadogast lõuna pool, on sellel kaardil, see on nüüd Soome keeleteadlaste värskema seisuga, hoopis saamid. Nüüd loeme sealt osakult, Saarikivi on üks selline kuumem keeleteadlane, ja saamide keeleloo uurimine päritolu on ka väga aktuaalne Soomes. Et hinnatakse, et saamide algkodu on umbes sellel piirkonnas, mis nüüd Narvast jääb sinna Onega lõuna kaldale. Väga veider juhtum, eks ju. Meie räägime, hakkame põhiliselt nagu Vadjalastest sellest rääkima. Ja saamid liikusid siis põhja poole ja see ülemine parempoolne suured saamid, seal olid tegelikult mingid rahvad, mille päritolu me üldse ei tea. Ja me näeme, et Eestist läheb suur nool siis Soome ja see Läänemere Soome asi liikuski Eestist Soome ja sealt hakkas pöörama siis Karjala poole ja siis tuli, pärast kui räägime sealt alla, aga siit lõunakaldalt läks teine suund ja sellest kohe räägime, et see pilt ja see on nüüd umbes meie ajaloolise nagu alguse paiku või vahet enne seda, need sugugi mitte väga ammu. Ja Vadjalas ei ole veel kuskil, meil on vaja kõigepealt kätte saada. Et nüüd, et ikka peab nagu kuulsatest meestest rääkima, et usutaks, siis neid, kes on arvanud, et tegelikult vadjalased, nii nagu soomlased läksid Eestis Soome, kunagi öeldi, et see on vana teooria, mida ta uuesti laual tagasi, näete juba ammu aga pakutud, et vadjalased võisid ka Eestist minna Vadjalaale. Walter Lang on see, kes akadeemiliselt on nüüd selle uuematesse uurimustesse sisse raiunud. Loomulikult see ei tähenda, et nüüd mindi üle Narva jõe, saad tapeti kõik maha ja nüüd elame seal. See on ikka ka keelevahetuse protsess põhiliselt. Ja see algas juba enne meie aega ja põhiliselt pärast meie aega. Me pikalt ei peatu tegelikult, kui oli nüüd Jõhvi kontsertimajas siin mõne aeg tagasi, siis sai sellest just algusperioodist rohkem räägitud. Nüüd on üks slaid, mis meenutab, mis annab uhke tunde kogu meie kandile. Et see on nüüd Rooma rauaaeg, meie ajalise algusaeg
Need märgid siin piirkonnad on siis üks sõletüüp, siis peaklippsõled, puhked, mis pealikult siis kinnitasid oma üleviset esinduslikku, silmiksõled ja teine tüüp, aga näete, et põhiala on siis Kirde-Eesti ja sinna alla kuulub, mis on väga oluline, see on viimase 20 aasta avastused arheoloogidel, Peterburi arheoloogidel, on Isuri lava. Ja see on täiesti identne ja terviklik piirkond. Ja see, mis seal Langi nime all nägite, siis meie ajaloolise algussajanditel on absoluutselt üks terviklik kultuuri ja ilmselt ka hõimupiirkond siinpool Narva jõge ja sealpool Narva jõge. Et kui alguses oli nagu pealkirjas, et kas Alutaguse on Lääne-Vadjamaa, siis selle perioodi kohta võib küsida, et kas Vadjamaa on Ida-Alutaguse. Ja väga selgelt või. Ja läksid siis siirdeid siin nii Järvamaale, Harjumaale jõudi palju hiljem ja otse üle Soome. Nii et Kirde-Eesti oli see nagu kultuuripiirkond, mis kiirgas siis kaubasidemeid, nende kaudu keel ühtlustustes ja viimane Läänemere soome keele variant, mis on tänase Läänemere soome keele ühtstus aluseks, kujunes just Kirde-Eesti mõju. Ja see on nüüd täiesti akadeemiline teadus rääkis seisuga Kaarli Paljussaare, kes on ka meil rääkimas käinud. Ja siin näete nüüd teist slaidi, et see on nüüd see ühtsus, mis me rääkisime, mõjukiire Soome, aga nüüd esinevast. Vaat seal ei elanud mitte saamid, vaid seal elasid Germaani hõimud. Et tegelikult see rannaala oli kas Germaani ala või siis niimoodi Germaani saami segaala ja sealt hakkas ta pärast liikuma Karjala poole. Nii et see, ja siin me näeme, et hüppame üle aja, 1000 aastat vahele ja nüüd viikingaja lõpupoole, see on nüüd ühest Valter Langi teosest, on nüüd umbes selline seis. Et on siis ilusti vadjalasid juba olemas, näeme isureid ja siis on nüüd Läänemere Soome kohanimede piir. Näete, et lõunas on tšuudid. See tähendabki, et küsimus on selles, et kas tšuudid olid Läänemere soomlased või kui palju. Lõuna-Eestistega on nad jälle väga tihedas seoses. Siin on nagu vaidlusteemad hästi palju. Aga ta enam-vähem hakkab nagu see Läänemere Soome veekogude nimete piir, see katlelik joon, rääkima sellest, et kus võiks olla see piir, keda me võime tõesti ka vadjalisest nimetada. Seal lõuna pool hakkab siis midagi muud, kel oli mingi muu nimetus. Kindlasti mitte šuud ei ole kunagi edasi nimetus olnud, aga me natuke ka markeerime, mis seal mis on. Nüüd on üks põhimõtteline vahekoht. Me rääkisime nüüd Rooma ajal, sai julgelt väita, et Alutaguse ja Vadjamaa Isuri lava on üks kompaktne terviklik kultuuripiirkond, kus juures siit liikus kultuur sinna. Et räägime siis Isuri lavamaa puhul nagu siis Ida-Alutagusest. Ja siis tuleb kultuurikatkestus. Aga selgelt põhjusel kliima oli ka mõnda aega halvenenud ja siis tuli kliimakatastroof. Siis oli midagi tuumatalvetamist. Kuskil purskas Islandil arvataks vulkaan, kõik atmosfäär oli tahma täis, suveksid ei olnud ja rahvastikku suri, kuni hinnatakse, et siis Skandinaavia kandis ja siis põhja pool rahvastikust suri välja. Tähendab, jumalad ei valed, siis mindi sõdimaa vahel, vaesus oli, et kõik muutus. Ja põhiküsimus on siin lõpus, et kas nüüd see tervikside, millest enne rääkisime, pärast säilis või sündis midagi muud. Ja varem arvati, eriti just vene arheoloogide poolt, et see, mis pärast hakkas tekkima, see on midagi täiesti uut. Ja vahepeal oligi tühi maatükk aega. Ja siis tulid juba slaavlased sisse. See oli pikka aega põhiteooria. Nüüd vaatame, et need Eesti arheoloogid on üks kanged olnud kogu aeg sellega tahtnud vaielda, otsinud tõestusi ja nüüd on Peterburi arheoloogid ka leidnud järjest tõestusi juurde, et seda vaheetappi, tegelikult tühja etappi ei olnud. Et siis, kui kliima hakkas parenemaks minema, tekkis viikingaeg ja eelviikingaeg me juba näeme, et on tegelikult leitud mitmeid kalmeid, mis on jälle identsed.
Siit mitte kaugel nüüd Jõhvi poole on Toila, Toilas on üks hästi kuulus kalme, kus on siis all on see kivikirtskalme või tähendab tarandkalme varane ja peal tükk aega hiljem on uus kalmistu. See on nüüd selgelt selline varaviikingaegne, kus on ka näha Soome kultuurimõjud ja täpselt samasugune on nüüd, näete seal üles pool on mailkirtsatud. Need on nüüd hiljuti leitud jälle tarandkalmed, millel on samuti üleval vahepeal mitu sajandit pole maetud ja on jälle uus matusekiht ja see on täpselt samasugusel leiud varaviikingaast identselt Toila kalmega. Traditsioonid, vanad kalmed kasutuste võetud, leiud sarnased ja näete, need mustad munud, mis on, need on nüüd need leiukohad sellest vaheperioodist. See on nüüd selle lõpupoole, ütleme 9.–10. sajand. Ja kus on kahel pool Narva jõge ikkagi sarnane arheoloogiline kultuur. Ja enne seda viikingaajal on ka leid on vähem, aga ka kultuurikatkestus, saab praegu väita, ei toimunud. Meie räägime vadjalastest kogu aeg ka siin Ida-Virumaal Alutagusel ju kääbaste põhja. Kus on kääpad? Vadjakääpad. Kus on kääpad, seal on vadjalased. Tegelikult see ei ole kogu aeg nii olnud. Ja seda tähtis meeles pidada. Kääpad tulid mingil ajal, aga enne seda tegelikult on ka matused ja on näha, et siis on kahel pool Narva jõge endiselt ühesugune kultuur. Ehk see kultuurikatkestus, kus Vadjamaa jäi tühjaks ja siis tuli uus rahvas sisse lõuna poolt slaavi keelega, et see on nüüd ümber lükatud ja leide tuleb järjest juurde. Lihtsalt, et nad on nii nõrgad jäljed, et ainult moodsad arheoloogia uurimisvahendid võimaldavad nüüd selgeks teha, et seal tõepoolest on mingid vahekihistused ja periood, millest varasemad need elementaarsed, ütleme hästi algelised kaemustehnikad ei võimaldanud nagu teadlasi saada. Ja nüüd tuleme kohta, mille üle sajandisse käivad hästi suured vaidlused. See on 11. sajandi keskpaik. Nüüd ilmuvad kääpad. Need kääpad, mille järgi me oleme harjunud, et siin samas meie Alutagusele, kus on kääpad, seetõttu pidid olema vadjalased. Me näeme, nad ilmusid alles 11. sajandi teisel poolel. Ilmusid. Põhitulek oli alles 12. sajand ja veel hiljem. Ja nüüd ongi see küsimus, et kui te võtate lahti venekeelse kirjanduse, arheoloogia kirjanduse, siis on hästi ühemõtteliselt, et lõuna poolt tulid ilmani slaavlased ja asustasid nüüd Isuri lava. Sest need varasemaid leide sel ajal veel ei olnud. Ja need kääpad on samasugused, kui ilmusid pea samal ajal Novgorodi ümber, mida peetakse ilmani slaavlaste aladeks. Tänapäeval saab küsida, mis keelt tegelikult rääkisid. Aga see on teine teema jälle. Nii et tegelikult võeti suhteliselt lühikese perioodi vältel suurel alal kasutusele uus kalmetüüp. Kas toimus muutus vaid matmiskommetes või tuli tõepoolest uus rahvas sisse? See on nüüd küsimus, mille me hakkame vastust otsima ja millele otsivad ka arheoloogid vastust. Enne ei otsinud, enne oli selge. Need on slaavi kalmed ja ongi kõik. Ja see on nüüd hoopis teine teema nüüd see, mis on see kolmandas mummuga, et vastus peitub siis nüüd ajalise protsessis, mille katalüsaatoriks olid viikingid, varjaagid, see hõbevalge tee, millest Ennakveri räägib, selle tekkimine, millega tekkisid siis kõik need varjaagide, viikingite kaubalinnad, kaubateed ja selle ümber tekkis siis Vene riiklus. Teinekord võib sellest pikemalt rääkida, see nõuab natuke harjumist, aga kuna enamik ajalugu on ideoloogiline, igal pool kipub olema ja juba keskajal kroonikat kirjutati ka ideoloogilised õiguslased teatud maailmavaated, need ei ole ajalooteosed. Siis peate nagu arvestama, et kõik Nestori kroonikas, kuidas siis Kiievi Vene riik tekkis, tuli Rjurik, Novgorodi, siis Novgorodist mindi Kiievisse, me räägime 9. sajandist. Mis oli kõige suurem šokk, kui arheoloogid hakkasid enne teist maailmast Novgorodi kaevama.
Nad ei leidnud 9. sajandit. Siis pärast teist maailmasõda kaevasid palevkis edasi, ta peab olema kuskil, ei ole edasi leidnud. Novgorod tekkis kuskil peale aastat 950 selgelt olemas juba, ilmselt seal esimesel poolel ta tekkis. Aga Vana-Vene riik oli juba olemas. Ütleme, need lood on täiesti teistsugused. Ja täna ei ole aega nüüd sellest kirjutada või rääkida pikalt, aga see on nüüd hästi põnev asi ja see on mõjutanud ka kogu toonast elu. Muutusid matmiskombed, muutusid kalmeleiud, hästi palju skandinaavia leide kogu sellel alal. Aga ilmselgelt keelda räägiti, olid mitmesugused siis soome-ugri murded, kohalikud keeled, mis siis võtsid Skandinaavia variaagide keeleelemente, siis tuli lõuna poolt slaavi kaupmehed, jälle võtsid üle ja lõpuks läbi linnad hakkas ja usu hakkas siis see slaavi keel edasi liikuma. Aga see on mõjutanud nüüd Vadjamaa kalmekombeid. Ja nüüd on veel üks oluline asi, et te loete igalt poolt, et need samad kalmed tulid üle Narva jõe koos sisserändega siia Alutagusele. Kes on kuulnud seda? Katton igal juhul, sina ka kuulnud. Nii, kui 12 sajand keskel tekkis esimesed kääbast kalmistud, 11 sajand keskel, 12 sajand põhiliselt, millal nad Eestis tekkisid? 11 sajand keskel, 12 sajand ulatuslikum levik. Mida see räägib? Kultuuri muutusest, mitte rändest üle Narva jõe, mis hakkas sealt Sloveenide kuskilt tulema, jõudis Sisuli lavamaale, siis pani suure hoog üle Narva jõe, nii nagu varem on kirjas, vaid muutus kultuur. Siin ja seal on Narva jõge muutus korraga, mis on igale kultuurialasele väga selge märk, et enne oli, nii kogu aeg rääkisime, see kultuuri ühtsus ja ühtne kultuur võtab muutusi korraga üle. See tähendab, et oleks selline korraga kogu matmisrituaalide ülevõtmine võimalik, peab tähendama, et see oli ühtne kultuur. Kahepeal Narva jõge. Tuli muutus, tuli korraga mõned jõgeris. Et see ei ole sisseränne. Muidu pole kronoloogiline kaatsus võimalik, kui on kultuuri muutus. Nii suur muutus. Nüüd tasub lugeda ka värskeid vene arheoloogide raskustes, mida saab kirjutada, siis peidavad seal ka, siin on üks Tasjuk on hästi tubli Peterburi arheoloog ja see on kõige värske, mis on Vadjalaste uurimisseisukohta nüüd vene arheoloogide arvamuses. Ja umbes nii saavad nad väita. See on ka väga tubli tulemus, et kõigepealt see 12 sajand keskpaik, uued kalmevormid ja siis nüüd see teine lõik on põhimõtteline. Et kalmeleitu uurimine näitab, et nad on nagu väga mitmesse kultuuriregiooni kuuluvad, et nagu nii, mida varem peeti nagu slaavipäraseks, mis võiksid olla soome-uglipärased ja need on ühtedes samades kalmetes sees. Millest siis vene arheoloogid tuletavad, et see võis olla segarahvastik. Ei saa loobuda nii lihtsalt ju tervest suurest uskumusest, see ei ole võimalik. Vahepeal on siis see segarahvastik etapp. Ma tean, et Katr on ka Vadja teemat uurinud, et ei ole sina. Kroonikatest kirjutasid, jah. Kroonikatest. Aga arvestame, et veel 13 sajand keskpaik on see, kus on siis Novgorodi vürsside ja vadjalaste sõjad on täitsa olemas ja käib alles vadjalaste rissi usustamine. Räägitakse selgelt vadjalastest. Siit on 2 sajandit minna sellele. Ei saanud mingit rahvastikku nii selgelt. Kindlasti oli mingit liikumist, abuelud, kõike käib. Aga see segarahvastik on küsitav. Aga kultuur liigub. Esimene tüübid võetakse üle, see on moed, nagu tänapäevagi. Mis te arvate, kui arheoloog hakkab uurima nüüd mingi kaubamaja varemetest kaeva Eestis ja hakkab otsustama, mis rahvas siin elab?
ma arvan, et hakkab arutama, kes võiksid olla äkki ameeriklased, võib-olla inglased. Kujutage ette, tänase kaubamaja varemid, sealt tuleb leiud ja arheoloog 2 aasta pärast kaevab neid. Mis ta arvata, kas tuleb selle peale, et siin on eestlased? No jumala hästi tuleb, ühtegi leidu sellist. See tähendab, et põhiliselt liiguvad moekaubad. Nii, nüüd läheme nagu vaatame nagu kalme tüüpide poole. Et need mustad poolkaared, poolringid, need on nüüd sellised klassikalised ilmeli sloveenide tüüpi kalmed, nii nagu neid vene arheoloogias nimetatakse. Siis seal põhja pool, kus näete, on siis nagu valgeid kolmnurk ja kast ja need on nüüd need, mida siis eelmise sajandi lõpupoole siis on hakatud hindama, et need vist ikka ei ole sloveenid, et need võiksid olla siis need vadjalaste ja isurite esivanemad. Ütleme, see samm-sammult on tulnud siis nüüd see järgi andmine, et ei ole arheoloogist jälge. Siis siin näeme jälle valged poolkaared, see on põhimõtteliselt samasugused kalmed, aga on teatud selliseid, et näha nagu teine hõim oleks midagi taolist. Me näeme, et see on nüüd 2 pool jõge. Siis need mustad kastid 2 pool Narva jõge jälle, need on natuke varasemad ja jälle mõne pool jõge. Seal on nagu relvijad ja siis on siin on mingi järgmine hõim, mis on väga sarnane siin Kagu-Eestiga. Mis rahvas siin elas? Mingi soomuli rahvas pidi olema, küsimus, kas me need hõimude nimesid teame. Aga vaatame nüüd seda, mis nagu meil hästi kääbaskalmeid on nüüd sellest ajast teada kogu lõuna alutaguse. Ütleme, kui Jõhvi poolt hakata tulema, siis Vasavere ei ole Jõhvistu kaugel. Vasaveres on esimene kalmistu ja läheb kuni Narva ülejooksuni välja ja üle jõe teiselt pool edasi. Nii et tegelikult pea Jõhvi juurde jõudis see käbaste piir välja. Põhiliselt kui kaevata on selline suur mullapüngas, võib olla ka kiviring ümber pandud ja seal põhjas on siis mael. Kõige suurem leitud kalmistu on Jõugal. Hiljem tekkisid sellised nagu sallikus nimetatakse jälle üheaegselt mõlemal Narva jõge kuni Vaguladeni välja, kus on 4 nurksed nagu vanasti taramised ja üksteist järelikult üksteise kõrvale nagu neid tehti ja tulemuseks olid sellised hästi pikad kalmed. Need ongi need kuulsad sallikud. Näete, nad jõugal ka olemas. Kas siis on Novgorodi sloveenid jõugal, nagu on ka arvatud varem, või kalmetüüp, aga see on selgelt arenenud ka varasematust kääbastest, loomulikult eelmine. Aga et jõugal ka harilikest kääbastest arenevad sannikutüüpi välja, see tähendas, et side, kultuuriside Narva teise poolest pidi kogu aeg olema, sest see on täpselt samasugune areng, nagu ka sealpool käis. Et siit saab jälle kogu aeg neid elemente, mis näitavad, et üle Narva jõe käis kogu aeg suhtleb. Näevad välja, see on nüüd jõugakääbast kalmistu ja kohe siis Narva jõe ülejooksul Olgin Krestis. Sellega on siis Tsarinna Olga lugust on seal hästi palju, keda arvatakse, et on selle kandiga seotud umbes samasugune kui jõuga. Aga nüüd vaatame seda ja meil on see hästi tähtis. Et me saame nüüd ühe väiksema alapiirkonna. Näete, see on nüüd lõuna alutaguse ja ta läheb teisele poole Peipsit, aga ta ei lähe mitte Isuri lavamaad, vaid Kirde Peipsi nurka. Ja ta on selge selline kultuuriregioon. Ja need kolmnurgad on sallikud ja jälle mõne pool jõge. Nüüd pool, jah. Nüüd mõtleme, kust pääseb üle jõe. Vahel on ajalugu nii prosta, et te peate mõtlema, et liiguti reaalselt teid mööda. Pääses 2 kohast, kas Narva juurest, kus me täna oleme, ja siit liikusid siis idemed Isuri lavamaalt kuni põhja-alutaguseni. Ja lõunapoolne side on seal, kus on Kuningakülad, see on Olgin Krest. Näete, see on nüüd see koht, kus on tihedalt 2 pool jõge.
Vot sealt käib tee üle. Ja järelikult, kui me räägime nüüd, et lõuna-aluduse kääpad kuuluvad vadjalastele, siis peame kõigepealt seda selleks tegema, kes elas nüüd seal teisel pool Peipsit, seal Peipsi kirde hulgas. Kes need olid? Väga sarnane kultuur, kuidas nad ennast nimetasid. Kes nüüd Jõhvi kontsertimas olid, seal ka natuke Karl Pajusega pärast oli, et neist ei ole midagi alles jäänud. Ei keelest mitte millestki, aga Hooge näitab, et see kultuur on ühesugune. Nüüd Priit Ligi, kes on viimane suur siis vadjakääbaste kaevaja Alutagusel, siis kirjutas sellest seosest, et siinsed kääpad on just sellele Oudva piirkonnale kõige sarnasemad, siis mainib, et kas nad olid vadjalased või kes nad olid, küsimus, et kes seal elas. Ja siis on nime küsimus, et kõik kirjapanijad, kes olid siinpool Narvajõge, nimetasid kõiki, kes on teisel pool Narvajõge, ühtlaselt vadjalasteks. Noogoldi poolt vaadatuna oli ka, nägime hästi suur vadjapiirkond. Nüüd need, kes panid kirja Rootsis kuskil või Soomes kroonikaid või ürikuid, nemad liikusid üle Karja. Ja Karjalast edasi tulid kohe isurid üle Neemajõe. Nende jaoks kõik olid jälle isurid. Nii et see, mis nimetus on kroonikas, ei näita veel ka, mis nime kanti või mis võim kuulus. Nii et päris see kadunud. Nüüd on üks mees, kes on tegelikult loonud termini lõunavadja. See on üks läbi aegade kuulsamaid Eesti arheoloogia Harri Moora, kes nüüd sellest Ingeri isuri kõrgustikust lõunas asuva ala asustusrühma nimetas lõunavadjalasteks. Ja sellest algaski nüüd see vaidlus, et kas nad siis on lõunavadjalased, kes nad on. Kõige lihtsam on jätkata nüüd seda nimetust põhjapoolne vadjamaa, lõunapoolne vadjamaa. Nagu me näeme, et vadja viiendik läks lausa ju Novgorodile välja. Et pole põhjust nüüd hakata väga vaidlema, sest ega me niikuinii ei tea, kuidas nad ise ennast nimetasid. Nii et need kääpad, mis on siin lõuna-alutagusel, need on siis, teeme kokku, lõuna-vadjalaste kääpad, mis on siis ülimalt sarnane, aga natuke erinev hõim põhjavadjalastest. Nüüd on see põhjapoolne. Seal jätkus nagu omavahel suhtlemine ja seal oli nagu dominandiks kaubatee, viikingid. Piki põhjakallast liikusid viikingid. Nii et see ühendus, mis läks üle Narva, seda kaudu liikusid ja Piki kallast liikusid siis viikingased kaubad, ehted, luksusesemed, relvad ja see on sarnane jälg. Mõlema pool jõge. Kuni Karjalini välja. Dominant piirkond oli Karjal. Täielik selline viikinga kultuuri plahvatus. Ja Karjal ka käis tõesti siia suhtlemine. Teine samas kultuuri plahvatus oli liivlaste. Väga huvitav. Kaks sellist, kus väga skandinaavpärased kultuurid tekkisid. Ja kuna nüüd see mööda meredet käiv viikingite mõju lõunasse, lõunavadjalastesse väga ei jõudnud, siis eristubki nüüd kaks kultuuri. Et põhjarannik, mis oli viikingite mõju ja nüüd üle Narva jõe, sealt Vastnarva kandis käinud ülekäik ja need hõimud, kes seal suhtlesid, nendel ei olnud sellist viikingi mõju. Ja nii lihtne see kultuuri erinevuse tekkimine oli. Tänapäeval öeldakse, et logistika, kõige aluseks on logistika. Tollal ka. Mis sai pärast? Pärast tekivad sellised külakalmistus. Märksa rohkem, kui neil kääbakalmistus, ka neid oli ka kääpaid neis külakalmistuses. Ja on selgelt näha, et täna see põhjapoolne osa on selgelt varasema kääbaskultuuri jätk. Siit nüüd läheme ajas veel edasi, olemegi Poloversituli juures. Ja tõenäoliselt nüüd siin võib juba tegemist olla järgmise sisserändega, aga ikkagi lõuna-vadjalaste arvelt.
aga saab väita, et meil ei ole ikka õnnestunud leida ka siin need kultuurikakestust, et näiteks polüvertsikud on mingi hoopis teise kultuuri või nähtuse esindajad. Et ka siin on nagu side näha. Nüüd saab veel ühe küsimusi küsitada. Mäletan, me rääkisime enne, et kuna leiud ei räägi, siis saab alati tõlgendada, et kas on ühe rahvuse leiud, teise rahvuse leiud ja nüüd ongi, et kes, kuna tänapäeval ühtegi jälgi ei ole Lõuna-Vadjalastest, ei keelematerjali, mitte midagi ei ole, siis saab ikkagi jälle küsida, aga äkki nad ei olnud sooluklased. See ei tohiks nii olla, aga küsida saab ikka. Nüüd me rääkisime, et pikka aega Nõukogude arheoloogias, nimetame Vene arheoloogiaks, oli nagu väga selge arvamus, et kõik, mis on teisel pool Peipsi arheoloogiat, kui me räägime siis ka kääpad ja seajastu edasi, et need on siis slaavi kääpad. Ja need on nüüd siis Vadja-alade Ingerimaas on nagu asukoha piirkonnaga nimetus leiud, et need on toimuehted, mis siis naistel olid siia pearätik külge. Siis on sellised, seal üleval on ka selliste kuljustega on oimuehed ja siis on sellised kahe ülepea kogused, mis ka kõlisesid, et see rahvastik oli, naised olid hästi sellised kõlad. Igased kuninad olid ka küljes. Nüüd vaatame, siin on nüüd ühest vene tööst, et vana vene vulkaanidest 11 sajand, teine pool, 11 sajand, esimene on põhimõtteliselt samast, täpselt samad asjad. Kes nad siis ikkagi on? Kuremäe muuseas on natuke vanem kui Jõuga. Identne. Oimuehted, kõlise hobune seal, siis on siin sõlgi. Muuseas, need on sellised selle pilgu sellest viikingajast Skandinaavist. Need on kõik Skandinaavia päritolu. Või ütleme algupära. Siis vaatame Jõuga. Ikka sama. Kas me võtame aluseks nüüd selle Vene arheoloogia artikli, et need on siis slaavi leiud. Sel juhul on meil siis Kuremäel ja Jõugas siis slaavlased elavad. Või ikkagi ei saa neid kõiki tõlgetada teisel pool Peipsi järve slaavlasteks. See on, millest enne rääkis. See on selline seotud nagu probleem, et hakkad klapitama kokku leide, mis kuuluvad kokku, sest jälle leiud ei räägi. Iga üks saab siis hakata panema neile mingit keelt suhu. Olin Krest kohe Narva ja teise kaldal, mis on see koht, kus üle tulg. Ikka samad leiud. Siis hästi populaarsed. Võre sellised ripatsid. Siis näete sellised kulutud käevad. Mis te arvate, kus eelmisel kevadel üks selline välja tuli? No neid on siin iga pool, ka mitte käevasalad. See on hästi populaarne tüüp kogu Kirde-Eestis. Kui nüüd Kurtse tarakaldal olid kaevused, seal leide palju ei olnud, aga see kui ikka välja. Kas seal siis elasid slaavlased meil Kurtse tarakaldal? Et midagi on nagu selles Nõukogude arheoloogia ja varemad saari arheoloogia väites nagu vale. See juhul me kõik oleme siin üks slaavi piirkond. Kuigi kõik märgid ja tõestused räägivad teistmoodi, nii saab hakata tuletama, et kuna siin on tegemist ajalise perioodiga, kus on ka ürikud juba. Ja ürikud ei räägi slaavlastest, nad räägivad soomubidastest, aga leiud need samad. Siis saab hakata looma seosed, ka teised on Narva jõge pidi need olema samad. Et siin on nüüd see, kus me saame küüne taha. Et need leiud juba siinpool jõge on kirjaniku üritatud ajast, kus on selgelt räägitud, et siin elasid eestlased, meie eelkäijad. Terve rida olid ka siis selliseid relvadega uhkemaid audu seal, näeme Kuremäe, Skarjatin on jälle nüüd seesama Narva ja ülejooksul ja siia panid juurde siis Türsamäe, see on nüüd Sillamäe juures. Väga uhke kalme, üks rikkamaid roomaalseid kalmeid, mille ülakihti on jälle tulnud peale uus, vahepeal mitu saanid mitte maetud ja see on Sillamäe juures. Seal on ka kõiki neid teisi küll
võrelipatseid ja kõiki muid neid vadjapäraseid leide, see on sillal. Nii et me näeme, et tegelikult leiud on sarnased. Ja kultuuriühtsusest nagu kahelda pole võimalik. Nüüd võtame jälle nagu Vene poole arheoloogid. On üks selline tubli mees nagu Sedov, Nõukogude aja kõige kuulsam arheoloog, tõlgib igale poole Läänemaadesse, et maailm tunneb nüüd seda, mis on Narva ühe teisel kaldal, Sedovi järgi. Tunneb veel aastakümneid. Paraku on nii, et kui üks mees on tohutult kuulus, teda tõlgitakse, siis see on raiutud raamatutesse. Ka Läänemaailm praegu räägib Sedovi järgi. See tähendab, Sedovi järgi need sama toimuehted on slaavlaste selline tunnusehe. Need on mitu eri tüüpi. Näete, siin on ilmelist slaavlaste toimuehted. Kus me neid asja nägime? Kuremäel, Jõugaal, veel mitmel pool. Sedovil on need kõik slaavi tüüpehted, just millega tunda ära kalme slaavlasid. Vaat see ongi see, et kui nüüd välja nägime, kus siis ka kirjutati, et on nagu kalmes nagu mitut tüüpi nagu ehteid kultuuriliselt. Need on selle järgi, et kui mingil esemel on pandud külge, et see on nüüd selle rahva mark tunnus. Siis oimurõngastel on külge pandud see toomikul nagu kindel kriteerium, sellega tunneme ära, et kalmes on slaavlased. Kui sa hakkad nüüd kahtlus alla seadma, siis teatud selliseid tunnusesemeid, siis hakkabki nüüd see suur Sedovi teooria kokku varisema. Eseme tüübi kaup. Need on kõik Eestis olemas, korduvad igal pool, kuni Tartuni Emajõeni välja. Nüüd on teine, mis ei ole lausa nagu tunnusese, aga ikkagi seostakse ka slaavlastega, aga mida lubatakse nii-öelda Vene arheoloogide poolt, et neid oli ka soomoglastel. Nüüd vaatame, kus on need põhilised kontsentratsioonid. See näide on Jõugaalt jälle hästi ilus sinna, kõliseb hästi. Et me näeme sellist liikumist, algvormid on siis nõnda nimetatud Permi loomastiilis, sealt on liikunud edasi, eri vormid kõik ja siin meie vadjakalmed on kõik täis, see ala peaks laienema nüüd siia välja. Siis on natuke teist tüüpi oimuehted on tuleb siin lõunapole piirkond ja seal on Balti võimus. Mis ajast on selline? See on nüüd 12 sajand, ka 13 sajandeid kasutati. See on nüüd muinasjana lõpp ja läheb ka siis veel 13 sajand rahulikult edasi ja hilised vorm on veel isegi 14 sajand. Aga üldse käevastu aeg. Ja lõunapoole veel tuleb, et kus on Balti ala ja kui me jõuame veel lõuna poole, kus on päris slaavi ala, sinna Ukraina poole, siis neid seal ei ole. Ja tegelikult saab väita, need on Balti hõimude ja nüüd tuletan meelde, et kroonikatest loete, et Polotski vüstiliik, see on nüüd Balti baasi peal tekkinud, vahetused keeled ja edasi. Seda peab meeles pidama. Et siin on nad siis Olgin Krestist, Narva Jõelest, Kuremäel, Jõugalt, siis seal samas Permi oma stiilis oli ka Lammertamis. Nende sellised alatüübid on ka jõudnud Jõugale välja, aga see on sild siis Permi meie hõimudelt kuni Jõugani välja. Et ilmselgelt ikkagi see tüüp on nüüd puhas selline slaavi, soovoogi mark tegelikult. Nüüd läheme veel põnevaks. Me rääksime, et nüüd see seltskond, kes liikus üle Narva või side, et oli nagu viikingipärasem, mereteedega seotud ja siia käevaskaldmed ei jõudnud. Aga see ei tähenda, et ei olnud ühiskultuur, matmiskultuur erides. Nüüd näete, Kriuši on jälle samas Narva Jõele jooksul, kohe teisel kaldal ja siin on kuulus Kukruse üks neist. Sama ahe. Või see on nüüd järvekalmed, see on ka algselt algpõhi on siis tarandkalmed ja sinna on hiljem maetud juurde, nagu millegipärast oli komme, et viigiga lõpul ja tuli tahtmine matta tarandkalmetesse peale hiljem, mida me siin mitu korda oleme rääkinud. Jälle sama asi. Nii et see tähendab, et
on väga selge, need tüüp on veel. Et ka see põhjakanda leiud on sarnased ka kääbastes leitud esemedega. Või lähme veel edasi. Lääne-soomlastel on hästi populaarsed sellised G-kandjad. Mitu tüüpi, naistel uhked G-d, liivlastel on eriti uhked ja massiivsed. Ka kukuse vemmedel olid ja siis sellised ristpeaga ehtes lõõnad ja need on täiesti klassikalised vikingaja ja ka järelvikingaja soome-ugri sellist ehtes. Aga need on ka jõugad olemas. Ja mingid slaavi, me saame kogu aeg, et kui me kinnitame, saame juurde kinnitusi, et need samad jõugad, muud on tegelikult soome-ugri pärased, siis nende identsed analoogid, teised on analoogid, kes saad edasi, peavad olema sama kultuur. Sest need on identsed tegelikult. Jälle Kuremäe, Sõled, need on tegelikult Skandinaaviast vikingitega tulnud ja kinnistusid kogu selle mereteede võrgustiku ääres. Siis nüüd arheoloogia poole sellega lõpetame. Järveketlid, see on Kohtla-Järve keskosas enne sõda leiti. Siin on nüüd sellised hästi uhked oimuehted, mida see ka väga selgelt peab selliseks Novgorodi toodanguks ja aga millegipärast nad põhiliselt on ikkagi nüüd sellel alal, mida me tuvastame soome-ugri aladeks. Siis seda tüüpi on ka, need käisid siia otsa, need on sellised kaevanõud. Ka sama mustriga, mustriga on siis käevõrusid kõik, aga see on nüüd Kohtla-Järvet pärit. Siis on nüüd detektorimeeste poolt järjest tuleb leida välja, on varjad leitud samad, siis tuli hõbedast üsna identne tuli välja sakalt. See on nüüd munnase lõpupoole juba sellised leiud, et neid on neid päris palju. Ja need on kandid, kus ikkagi ilma igasuguse kahtluseta elasid ikka eesti keelt rääkida inimesed. Aga tegemist on jälle see toovipoolt nagu slaavi markerid. Nii et hakkab nagu kokku varisema see tema mudel. Aga see, mis nüüd järeldada nüüd Vana-Vene riigi tekkimisest, me ei hakka täna meil veel aega, eks ju, aga see on väga põnev, mis tuleb välja, see on kardinaalselt kõik teistmoodi. Nüüd natuke isikunimedest, et kas siis ka Vadja nimesid on. Samal on küsimus, et kuidas üldse tekib lisanimi Vadja. Varjalikult tekib see siis, kui sa oled tulnud piirkonnast, mida siis peetakse Vadja piirkonnaks. Et need on siis talupoed, mis on kuskilt tulnud kohast, mida siis peeti Vadjaks ja neid on palju rohkem, see on mõned näited. Kõige varasem, see on üldse kõige varasem nimeliselt teada olev Alutaguse elanik. On Toinas Vadi. See on kõige esimene kirjalikult teada olev, nimeliselt kirjalikult teada olev Ida-Virumaal või Alutaguse inimene on Vadja. Nüüd järgmine, mis näitab, et asjad on nii lihtsad, et koha nimedes. Et siin on veel rohelisega märgitud nüüd need vadjapärased kalmed ja siis koha nimed, mida Paul Ariste tõlgendas nagu ka Vadjaga seotuks. Näeme, et need on ümber selle. See on täiesti tüüpiline kohanimede puhul, et mingi kultuuri servaladel või väljaspool seda on selle kultuuri nimed mitte sees. Nii et me näemegi, et kalmete alal iseennast ei nimetatud nii, aga selle ümber, kas siis on elama sinna sealt käibas kalmete alal. Ja nüüd on siin Aristel väga selge viga, et näete, siin on Vadi nimeline koht. See ei ole mitte mingil juhul Vadjas, vaid see tähendab idapoolses keeles sügavast kohta jões. Et ka Aristel võib eksida. Nüüd siis idapäraseid kohanimes, mõlemad Narvas. Kohe, siin praegu Narva eesliin sisuliselt on Rekuna külake. Kaartide peal täiesti olemas. Väljaspool Narva, praegu Narva sees. Niisugune põnev nimetus. Tegelikult, mis oli suur üllatus kunagi hästi ammu, kui kohanimedega sai, siin kandi kohanimedega tegeletud, et vastused olid idapool või hõimurahvaste juures. Et need nimed esindavad kohanimede tüüpe, mida on arvukad lepslastel, karjalastel, ka soomlastel, ka loode Venemaa venekeelsetel aladel,
kus on rahvastik kadunud, aga kohanimed on alles. Nii et see arvatakse pärinevat muistest isikunimest Rakkoi. Neid on hästi palju kohanimedes, palju kohanimed on isikunimelised ja neid on üsna rohkem meie idapääsed imurahvast ala, aga see nimi on Siipool. Ka kohanimed on nüüd väga hea marker, mis näitab, et sarnased kohanimed ühendati kultuuri. Ühes kultuuris pandi sarnaseid kohanimesid, sest ta esindas sarnast murret. Nüüd Narva nimed, Rugodiv. Oi, kui palju ma olen kuulnud, et see on mingi vene nimi Narvas. Kaugel sellest. See on nüüd täiesti stiilipuhas Läänemere-Soome nimi, ilmselt sakraalsväärist. Siin on otsitud palju paralleele. Tartu Ülikoolis töötanud, aga vene kuulus keeleuurija Vasmeril on ju siiamaani ääretult tunnustatud vene keele etümoloogiline sõnastik, tema kirjutatud. Siiamaani tuginetakse sellele. Aga tema on siis ka uurinud seda Rugodivi nime, et nüüd sellist kultuslikust nimest nagu ka Rukoteivas, Eestist arvatakse, et on säilinud siis rõõgutaja, see on kuidagi seotud rukkiga ja rukki kasvuga ja viljakusjumalusega. Loomulikult on siis ka siia üritatud siis sellised rahvaetümoloogilisi vene seletusi kõrvale panna, aga tegelikult need esimesed on akadeemilised ja see on nüüd selgelt asustusnimi ja kultusliku tausta kasutusnimi. Mitte mingil juhul et ühest otsast ei ole nagu slaavi päritolu. See on üks, mis kinnitab ja selle vastu on ida pool. See näitab, et siin elanikkond, kes selle nime andis, oli kuulus just sellesse kahel pool Narva jõge olnud ühiskeelekultuuri. Nimi Narva on nagu natuke keerulised, sest ta on lihtsalt ülimalt vana. Ta on palju vanem kui Läänemere soomlased. Ja Narr ja Norr ja nende tüved lähevad sinna Volgaladele välja, ka Balti keeltel on selline veekogusid tähistav väga vana selline tüvede pere, kus on hästi palju soojärved ja kõike muud nimesi. Nervi järgi ta Neeva selle järgi ja nüüd see vaase lõpus, see tähendab poolvat vett. Jälle kuni Volgani välja meie õõrravaste juures, muuseas ka jälle Balti rahvast on sama. Ja sealt läheb välja veel edasi Euroopas. See on selline nostraatiline ehk keelkondade ülene nagu veega seotud sõna. Aga loomulikult populaarsemad on siis Saableris ja Germaani teooriad, mis pärineb ka samast ringist, aga siis selline kitsas koht. Ja kui me rääkisime, et Narva jõgi on nüüd väga selge viikingi tee olnud, siis ta sobib siia väga hästi. Kettunen, kes pakkus siis lävepakku, ta ise arvas, et seostab sellega kosega, tegelikult vepsa keeles ta on lihtsalt lävepakk künnis. See on nüüd Kettuneni tuletus, et äkki ta sobiks siia. Aga ikkagi, ja ka eesti keeleteadlased on ka seda tunnistanud, aga Nissila, kes on Soomes väga tuntud keeleteadlane, ikkagi eelistab seda Skandinaavia teooriat. Aga ta tegelikult on ikkagi selline väga vana veekogumit tähistav tüvi, koos voolava veega ongi Narva. Ja neid on nüüd tohutult palju siin siis Põhja-Venemaal on neid Norr-tüvelisi veekogude nimesid, jõgede nimesid, soode nimesid hästi palju. Kuni selleni välja, et on paaris kroonika kohas ka rahvas, Narova rahvas, mis asus kuskil teiselt poolt Veipsides. Nii, siis on nüüd, oleb ikka Narva jõe juures, Vasknarva on ka jälle selline, et meie ilus nimi on siis Vasknarva ja siis on mingi vene nimi on Sõrmets. Täpselt samamoodi nagu Rukotivi ja Narva. Et Sõrmets on jälle ida pool on hästi palju selliseid Sora nimelisi jõe veekogu nimed, hästi palju. Ja siis oli hästi üllatus, et kui samas Vasknarva juures, kus need suurt vanad need soodid on, siis on üks hästi vana kaart, kus on ilmselt Soorants ja või siis Soorants. See on see sama nimi, mis on kohe Vasknarva kõrvus.
ja ka Jõesaar tähendab sellist, just mis jõe käärust tekkiv poolsaar või saar on ka idapoolsed alati selle nimetus, nii et tõenäoliselt need samadest jõesootidest, käärudest on nüüd seal, mida on seal hästi palju, on see nimetus tekkinud. Ei mingit slaavi pärast, puhas soomugri idapoolsed võimalde nimetus. Kohe seal kõrval, see on kohe selle Sorantsova nagu saarekese või poolsaare kõrval on Inselmäe saar Taibula. Taibula, lasteraamatust kõik. Aga tegelikult selle vasteid on Soome, Karjala, Vepsa kõik täis. Kõik need Taipale, Taibal hästi palju. Ja need tähistavad teekonda, matka, reisi ja nüüd sellest põhja pool kohe on see ülekäik jõest. Ja enamasti ongi teekonnaga seotud nimed. Nad on kõik paiknevad kohtades, kus aga ületab jõge või tee vistumine. Tursas, Turso, Turiso nimed ja ta võiks kuuluda sellesse sakraal taustaga kohanimede peale, kuhu me ka Rukotini paiknesime. Jälle, et mõni üllatuslik asi ka juurde. Sinimägedest, kui te lähete mere poole, see on koht, kus on hästi palju eri aegade sõdade need mälestusmärke. On üks selline Tammimägi, mis on nüüd esimese maailmasõja kaevitud täis, mida teisel maailmasõjas kasutati. Ka see suur kaitseliin, te teate seal, mis läks Sinimägedest esimese maailmasõja tehti kuni mereni välja. Selle üks osa on Tammimägi. Jälle, vastud on kõik idapool olemas. Saar, üksikmägi. Hästi palju selliseid nimetusi. See kõik kinnitab seda, et see rahvas, kes andis siin nimesid, rääkis sama keelt, sama murdleid kui see rahvas, kes on ida pool. Ei leia neid mujal Eestis. Et meie regioon keeleliselt kuulus ka pigem sinna teisele poole. Siis on üks hästi seotud, mida on lõputud. Vepsas hästi palju, Karjalas hästi palju, Soomes hästi palju. Matka, kui ma räägin, et Taipale tüüpi nimesid, mis on ka teekonna nimed ülekäikude juures, siis matka on ka just kuskil veekogude juures või kus see tee ületab veekogud või seal mindi üle näiteks maatee, siis veeteele, kõik on matkanimesid täis. Ja see nimi on siis nüüd Lüganuse kihelkonnas, kus on siis kaks suurt keskus, on Kurtse juures ja Lüganuse. Nende vahel on jõgi, mis eraldas ka siis Purtse ja Lüganuse ja Püssi mõisa ja selle jõe kohal olnud küla nimi on Matka. Koht on ka õige, täpselt ta seal ongi veel, nii nagu ta idapoolsel alati ongi. Ja siis on nüüd üks selline täiesti, meil kõige tuntum nimi üldse, hästi palju laiendus on Kohta Nõmme, Kohta Järve ja edasi. Rohkem ei ole, siin ainult on. See esimene kirjapanek on siis Kohta mõistat 1419, nii et ka kuulub ilmselgelt muinas aega läheb välja, aga kui ma vanasti otsisin, tulin siia kanti, tulin nüüd sinna samasse Kohtlasse ja vastud otsiva, no ei leia kuskilt. Lood, versioone, kõik, no ei usu ise ühtegi. Ja siis järsku hakkad võtma seal Karjala kohanimede raamatuid, Soome kohanimede raamatuid, näed, Kohtla kõik täis. Ta tähendab vastasasu. Kohta Vanaküla oli põhiküla, kes teab Kohta kanti. Sealt läheb Kohta Nõmmele, on jõgi, jõe teise kandal oli Kohta mõis. Ehk nime andja oli siis, kus oli põhirahvastik Kohta Vanakülas ja andis nime teise pool jõge olnud siis muinas mõisale või mingi suuremat arvu. Täpselt nagu Karjalas või Vepsas, täpselt sama. Ja see nimi ulatub ka sinna Moskva kanti, kus merjased on ka siis neid entusiastike keele uurijad, kes on nagu kohanimedes selekteerinud välja neid vanu merjanimesid, ka seal matkad olemas. Ja ka mitmed muud teised, kes enne oli. Et see on selline hõimurahvaste, ka idapoolsete tüüpnimed. Ka tegelikult selle tüüpnimed siia välja. Jõhvi piirkonnast, et Jõhvi ilmselt on sakraalnimetus. Siin teeb huvitavaks see, et ta tähendab Jõhvi, ta on kaks tähendus Jõhvi ja Jõhvuss. Ja see viitab sakraalsusele ja idapoolsusele näitab veel see, ta vasted ka jooksevad sinna ida poole keeleliste vasted, aga
Põhja-Venemaal on, ainult Põhja-Venemaal on Jumal Volos. Lõuna pool on Veles. Novgorodi pool on Volos, millel on 2 tähendust. Jõpp ja jõpuss. Sakraalne. Nii et siin on kattuvus selgelt tulemas. Ja väga ilmekad Mägara, kõik ütlevad, et Jõhvi ja Toila vahel on pisikene Mägara metsaküla praegu suvilas seal. Et see on eestikeelse Mägara, eks ju. Selgelt. Mägara külla, see on Mägrast. Meie kandis, kes teab, kuidas Mäger kõlas? Määr. Mitte Mägara. See on Kihulan. Lähed Soome, lähed Karjalasse, igal pool on olemas, on Kihulan. Et kus asub Mägara küla, seal Kihulan ilmselt on täna hästi palju. See on Mägara kus. Jah, täpselt. Ja Kihulased seal puudu kindlasti ei ole. Siis Jõhvi kõrval on Kuluküla. No ei ole meil nagu vastatud. Otsid kõik, vanasti otsid kõik läbi. Lähed Karjalasse, lähed Soome, lähed metsakeelde, ka kohanimedes, hästi sage kohanimedes. Kõige tähtsam on see, et teatud nimed on kohanimedes. Ja kui juba meie kalli nimel on vaste kohanimedes, siis ongi selge, pole muid vastet vaja õppida otsida, sest ta ilmselt kuulub samasse rühma. Aga need vasted on ida pool. Ja allikas oja, Kuluküla keskel ongi allikas, suur allikas, kus väljus oja. Kõik vastab ka looduslikult. Ja nüüd sai lubatud, et ka Kuremäe kloostris ilmselgelt nüüd kõige kauem püsis selline sakraalne tähendus Kuremäel enda. Ja laima piirkonna kohalike vadjalaste, lõuna alulaguse vadjalaste, see käebastamused alad sakraalne. Ja siin on nüüd, kui Kuremäe kloostrit tehti, kaart. Kes on käinud nüüd sellel Rukki-Maarja püha seal, kus viiakse siis reliikvia ehk ikoon, allikas sinna üles mäe peale, siis me näeme, enne kui kloostri tehti, see on 91. aasta kaart ja paar aastat veel olevat kaart, on see üleval allikas, siis tuleb tee, hoiakasega ja siis läheb siia, kus on nüüd see püha hiiepuu ja kabel seal juures. Kloostrid selle kaardi all veel ei olnud, aga Kuremäe tänased rituaalid on kopeerivad väga iidseid selliseid, selle nimeks on nagu usundiloos Via Sacra, püha tee, kus mingid kultuseset, germaani usundites oli ka siis sellised jumala kujutused, näiteks väikes jumal kettena veeti pandi vankri peale, veeti edasi ja igasuguseid variante oli. Aga põhiline oli see, et tee seda kultusobjekti või jumala kuju pidi viima. Kõige tüüpilisem oli viimine mäkkest ja määr peal asus siis selline püha koht. Ja see tee on ilmselt väga iidne, püha allikas. Selle allika kõrval teisel kaldal on mis küla? Lähtepää küla. Muinasaegne ta on inimesed olemas, läheb on meie muudes allikas ja pää on mägi, Allikamäe küla. Ja sealt allika juures hakkas teekond Mäkke, mis oli ilmselt kultuse koht. Kõik klapib, ka rahvused klapib ja ilmselgelt nüüd see traditsioon on Kuremäe nõlladel üle võetud varasemast traditsioonist. Ja kui te osalete seal, siis te saate osa igivanast vadja traditsioonist, mida Kuremäe klooster hoiab elus. Lausa see tunne seal rituaalidest, et teil on ihedad, nad teevad seda ehedalt. Aga tegelikult see on väga kauge sakraalne põhi. Pluss see, et nüüd see vadja põhi seal on sees, siis kõik teavad Kuremäe kloostri tekkelegende, kus kaljused nägid siis jumala kuju, hiljem läksid juurde, on siis püha pilt seal puuokste vahel, kus on täpselt identne legend. Vadjas Iroša kabeli tekkelegend. Jälle, lihtsalt vadjalased nägid jumala kuju, pärast läksid vaatama, ikoon seal vahel ja siis tegid püha kabeli sinna. Isemest on see väga klassikaline nagu püha objekti nagu valiku koht, et seal on ilmutus, aga need kaks ilmutust on identsed. Mõlemad on vadja regioonis, ka Iroša kabel on väga kuulus. Ja Kuremäe siis nagu pühale käidi ju väga kaugelt ka teiselt poolt nagu Narva jõge. See viitab, et tegemist on väga kauge sakraali sellise rituaali. Nii, lubasin ka rääkida vadjalaste ja katoliiklusest, siis
see on nüüd väga selge seos, nad olidki katoliiklased, need siinpool olid. Ja püüti teha katoliiklastest ka teised pool jõge olevad vadjalasi. Risti sõda pidi minema edasi ka Vadjamaad ja oli vahetu päris edukas. 40-41 oli Vadjamaa vallutatud, lääne anti välja, ilmselgelt toimus ristimised, aasta on päris pikk periood tegelikult. Siis vallutati uuesti tagasi. Ja ka vene ajalased siin mitmed, kes on uurinud, arvavad, et ka sel kandil juba toimus ristimine. Tõenäoliselt enne seda oli vabalt järgmine, et siis Jaroslav võtab tagasi, aga nüüd läheb nagu huvitavaks, et umbes samal ajal ilmub ka nimi Kliin kroonikatesse, mida kogu aeg seostatakse ariste ja vadjalastega. Nüüd kui hakkad otsima, mis situatsioonis ta esines, siis ta esineb seal põhjapoolsel vadjal, vaid ta esineb seal, kus me rääkisime lõunavadjalastest. Seal kandis. Ja selle vaste siinpool Peipsit on Vaiga, mis aristi järgi, kus ta väga selgelt teenis just seda vaimtüve. Aga no need on nüüd üle järve tegelikult. Et Kliin kroonikas on kajastus just sellest piirkonnast, mille kohta me nägime, et sealt tulid, siis see käbaste komme meile lõunavadjalale ja oli ilmselt väga tihe side. Ja võib-olla see on hoopis nagu selline lõunavadjalaste tunnusnimi. Vaim, Kliin ja ei pruugi kuuluda kokku põhjavadjalastele. Ja siin on ka viide, et tegelikult 42, kui tehti rahuleping pärast seda suurt Vadja alustuskatset, siis olid seal 2 piirkonda. Vadja ja Luuga ka viitab, et neid tajuti nagu kahe eraldi piirkonda. Nii, järgmine. Nüüd läheme nagu põnevaks. Siinkandis on Virumaal üks väga põnev ja huvitav tegelane on kõige suuremate valdustega Taani vasall Kiivel, hiigel suurte valdustega. Tõrmas Rakvere juures oli ta see keskuskoht, on teinud mitmeid, ka tema poeg tegi mitmeid sõjaretki Vadjamaale, kusjuures sama Tõrma on koht, kus on välja tulnud 3 Vadja pärast peitleidu. 3. Need samasuguste leidud, kui me nägime seal Kuremega, ja see on koht, kus siis käidi Vadjamaa sõjaretkiga. Aga mis teeb põnevaks, et Paast on 55. aastal ühe kirja kirjutanud, milles selgus, et tema ka ühendust võtnud siis tema Kiivel koos oma sõbra Lummepurgiga ja kirjutab, et vadjalased tahavad vastu võtta ristiusu ja paluvad piiskopidele määrata. Ei hakka pikemalt sellest loost kirjutama. Kiivel võtab õige pea ka ise siis sõjaretke Vadjamaale, esialgu päris edukas ja ilmselt toimetas ka ristimist seal ja siis tuleb jälle Aleksandr Nevski vasturetk ja jälle kõik selliseks üheaastaseks ürituseks. Ja kuna kõik need paavsti asjad on väga aeglased, nagu täna Euroopa Liidu asjadki, siis paavst jõuab Vadja piiskopi määramist alles 62. aastal, annab ülesanne nimetada piiskop, aga siis oli Kiiveli missioon juba ebaõnnestunud. Aga reaalselt määratakse Vadja piiskop. Ja me ei tea tema tegevusest palju, kas ta reaalselt jõudis kohal asuda või mitte. Siin on ajaloolise Elak arvab, et see võis isegi toimuda reaalselt alles pärast 67. aastat, aga 68 on see kuulus kõigi aegade 13. sajandi kõige suurem siis Vene vürstide sõjaretk Eestisse. Ja see oli Rakveres. Kes elas Rakvere all? Kelle keskuskoht linnusena oli Rakvere just, Tarvapäev, Kiivel. Ja Rakvere all toimus kogu 13. sajandi kõige suurem lahing, mis ilmselt ei viiki, mõlemad pooled kirjutasid, nemad võitsid, tohutult verdlasti, aga Vadja missioon sellega lõppes. Tartu piiskop langes seal ja siis sama Passeldorf, kes oli nimetatud juba Vadja piiskopiks, siis määrati Tartu piiskopiks. Ja sellega lõpeb nüüd selgelt selline katse Vadjamaad katoliiklusse pöörata, aga ristimis oli terve rida. Ja siis on ka näha, et algab Vadjamaa õige usustamine
ja ka kalmetest tuleb välja, et kuni selle ajal ilmselt vadjalased olid paganikud või me näeme, et osad isegi katoliitlased. Nüüd tuleb, et millega lõpetame. No siin on see viljaks järgne, ma rääkisin sellest just, aga nüüd me tuleme jõugasse, kohe nüüd lõpetab, anna mulle minutit, et kogu Alutaguse Kihelad peaaegu hiigelsuure talad, välja arvatud Narva Jõemäe, läks Valkenna kloostrile, Taani kuninga poolt ilmselt. Ilmselt taheti ka siia kloostrit teha ja mis pidi olema tõeliselt missiooni klooster nagu Vadjamaa. Ja see tähendab, et kõik need käebaskallust alad, kõik läksid vadjalastele. Nüüd võtame, mis enne rääkisime, see oli 13 sajandi keskpaik. See oli kõige aktiivsem jõuga käebaste rajamise periood. 12 sajandi oli seal juba ainult üks pere. Põhikäärpad rajati 13 sajandi ja 14 sajandi. Siis oli ta tsistserstlaste Valkenna kloostri valdus. Ka nii oluline kohana, et kui nad vahetasid oma Lõuna-Eesti valdused orduga, said vastu terve kultuurkonna, kursi kultuurkonna ja siis Valkenna Alutagusvalduste põhjal loodi Vastnara footkond, et kõik on tegelikult kloostri maad, siis nad jätsid ainult ühe koha alles ja see oli jõuga. See viitab, et see oli Valkenna munkade mingi keskuskoht, seesama jõuga käebas kalmistu oli ilmselt nende nagu mingi väike kiheluniku staatuses kalmistu, seal pidi olema kindlasti katoliiklik kabel ja nüüd mõtleme natuke teistmoodi, nüüd kogu Vadja käebas kalmistutes. Nad kuulusid Valkennasse serslastele, olid ilmselt katoliiklased. Neil lubati endiselt käepäe vormi kasutada, aga see paneb natuke teise valgusse. Ja siis, kui klooster vahetas nad ordule, siis ju midagi muutunud. Ordu poole peal kõik jätkus. Et kui me nüüd räägime, et poluvertsikud on õiguslikud, sinna kohe jõuame lõpetada, siis tegelikult enamik keskaja olid nad katoliiklased. Ja alles siis, kui pärast Liivi sõdamaa tühjendas, tuli uus sisseränne ikka samad Lõuna-Vadjamaalt, aga need olid juba keelt vahetanud. Ja juba õiguslikud, sest lõuna-vadjalased oli ju ammu ju õiguslikud. Põhi on küll kunagine vadjapõhi, aga keel, kultuur, usk on kõik vahetanud. Ja nii hakkab nagu siis selle lõunapoolse Alutaguse nagu õiguslikus minek. Rootsi võimud ilmselgelt ei suutnud nagu sellega hakkama saada ja ongi see, et pärast Põhjasõda oli uus sisseränne, ikka samad Lõuna-Vadjamaad, aga veel mitu põlvkonda hiljem, et poluvertsikud, võtame kokku, on siis mitme Lõuna-Vadjamaa sisserände koondtulemus, algselt soomogrikeelsena, mingi vadja murdena, siis õigeusklikena, järgmine periood, kui palju nad võtagad rääksid ja pärast Põhja seda ilmselgelt nii nad ise ka ei teadnud oma minevikku. Ja selle kokkusulamine, mitme sisserände kokkusulamine ongi poluvertsikud. Aga nägid välja ka see kriitsid, et ikka nagu vadjadasegi. Nii et see erinevus, kultuuri erinevus on nii suur. Kappasin läbi. Aitäh, teeme aplausi. Vastus on nii, et oleme küll Lääne-Vadjamaa. Selge. Et oleme küll Lääne-Vadjamaa. Ja nemad on Ida-Alutaguse. Aga meil on ikka kombeks olnud ka ju küsimusi esitada, et võib-olla arutelud, eks meil siin aega ei ole, aga küsimusi siis on, jah, alu. Et sa näitasid neid ripatseid, mis on levinud siit ida pool ja ma saan aru ka lääne pool, isegi Skandinaavias või vastupidi olid siis põhiliselt see ida poolas. Et küsimus on, et kus kohal need sepipojad olid, kus neid valmistati? Arheoloogid oma töödega on nii jännis, et ütleme, et need ripatsid on ilmselgelt ei ole mingi metropoli peelsepa töö, vaid on külaseppade töö, aga asula kohad on kõik kaevamata. Ka siinpool, ütleme, Alutaguse asula kohad on kõik kaevamata, mitte ühte asula kohta pole kaevatud ja ka teisel pool pole sisuliselt ühte asula kohta kaevatud, et neid saab leida asula kohtadest. Ega arheoloogid, neid on nii vähe, et nad lihtsalt ei jõua ja kaevasutavad palju raha.
Seda on jah kallid ja teised pool juurde on eriti lähemal. Ja sepikoja peale sattumine on ka õnneasi. Nii, aga kas on veel küsimusi? Jah. Kas see suur laik Vene vägedega, see tegelikult toimus tänase Viru-Nigula alal? Sealt Rakvere poole. Ja nüüd legend, kuna Viru-Nigula kabel on nüüd sellise võrdlaase ristikujuline, mis öeldakse nagu õiglusvorm, aga tegelikult on neid idakirikus ja küll Armeenia kirikud ja ongi seda vormi päris palju, aga seda nagu arvatakse, see on hüpotees ainult, et ta võiks olla nagu mälestuskabel nüüd selle lahingus langetada, aga see on hüpotees ainult. Aga lahing ise jäi sealt veel Rakvere poole. Ega sa tõesti ka ei saa. Nii, kas on? Jah, tal oli Eerika. See arutelu, kui ei lubanud, aga äkki natukene ikka ühe aspekti. Hästi, mina ei ole ajaloolane, sellepärast ma tõesti ei tea, mida 25 riigi jõudis ära avaldada, seda ta ei jõudnud, aga suulise suhtumise puhul oli tal juba enne tema hukkumist 1994 püüdis ise ja kirjanduse sealt välja uurida mingi arheoloogilist alust slaavlaste liikumisele põhja poole, ja ei ole. Täpselt sama vähe, kui seda Novgorodi 9. sajandi, eks ole, kinnistunud. Ühesõnaga, see on tegelikult ei ole isegi mitte venelaste eripära. See on kõigi nende suurrahvaste või impeeriume oma rahvaste see, et kui on sul mingisugune impeerium käes, siis sa püüad näidata seda, et kogu see maa on juba ammu ilma sinu enda keelsete või meelsete käes, sama prantslased peavad tõestada, kuidas on põline nende asustus sassis ja nii edasi. Nii et selles mõttes, et ega meil pea praegu pea vist eriti enam vaeva nägema selleks, et seda leidnud ei olnud selles enamikus Novgorodi Kõsteriigis ei olnud slaavi lausalist asustust enne tegelikult Kõik ma ju mainis, eks, see on nüüd mitu tundi juttu veel peal, aga nüüd tänu Ligile, kuna tema andis ka venekeelseid artikleid, nüüd see sama vene arheoloogid, kes kirjutavad oma varasematest, kus kõik räägivad slaavlased ja siis tuleb seda juurde, aga Ligi on väitnud, et ei olegi. Nii et kuna ta jõudis ka vene keeles, tookord anti ka neid venekeelse artikleid välja, siis temale viidatakse, see ei ole muutnud nende arvamust. Aga osa meil on sinna vahepeale kõik, et tema nimi liigub seal. Aga ega palju rohkem ka vene keeles ju liigub sellist arheoloogist materjalist kohta. Tähendab, ma ei jumala pärast väita, et Novgorodi Sloveenia, kes oli nagu ajalast, me teame, et neid poleks olemas olnud, oli küll olemas. Täpselt samamoodi nagu on olemas, et ole Pariisi ameeriklased või Riia sakslased. Ühesõnaga, neil oli oma linna jagumisega Novgorodis, slaavi konets, eks ole seal. Slovenski konets ja ühesõnaga need olid ja ülemliht, eks ole, selles Novgorodi riigis muutuski ju slaavikeelseks pluss vaimulikud. Aga neid füüsiliselt tulijaid oli vähe, see on kõik ümber keelestumine, sellepärast see muidugi eriti raskeks, nagu siin ühel slaidil oligi näha, et tuvastada, mis keelsed need ühed või teised kas Läänemere Soome A või Läänemere Soome B rahvad seal selle Kõsteriigi piires üldse olid. Korraks, aga sellega oli ka naljakad asjad. Svetov üritas ju luua neid vene kultuuri markereid ja siis tekkisid ebaloogilised asjad, mis tõttu praegu lükatakse ümber. Üks olulisemaid markereid oli nõnda nimetatud vana Laadoka tüüpi siis savinõud, mida ta ilmselgelt, nagu, et kus need on, seal on nüüd slaavi asustus sees. Paraku, mis läks nagu veidraks, et nende varasemad leinud on seal vana Laadokas ja siis liiguvad sinna lõuna poole ilmene ümber ja hakkad nagu põhja poolt lõuna poole tulema. Ta mitme muu asjaga on samamoodi, et kuna kogu see viikikultuur ja kaubad viisidki nagu mõju lõuna poole, siis tekibki nagu ta nagu juhtib tähelepanu sellele, et tema nagu nende samade marketi järgi tuli slaavlased põhjast hoopis, mitte lõunas, kus nad saituda ülesse. Ja ka see sama lang on näidanud, et tegelikult on Laadoga tüüpi keraamika lihtsalt üks keraamika liik, mille sarnased element on ka soomukrabast ja mitmel pool ja seda nüüd kunstlikult panna slaavikultuuri markeriks pole mingit põhjust.
aga kui sa paned, siis sa hakkad looma igal pool nägema slaaviasi. aga noh, ta nõrk koht oligi see, et slaavlased pidid tulema siis põhjast lõunasse. nii, ühe viimase küsimuse on. Konkreetne selline küsimus, et me räägime Alutaguse maast poluvertsikutest, aga poluvertsikute mustrid on hästi sarnased setode. Kas me võime siis arvata, et setod olid ka vägelased? Ei, tähendab, ühte asja nüüd tähele panema, et noh, me oleme nõukogude aastane harjumuse sellega, et meri eraldab, vesi eraldab, sest üle ei tohtinud minna ja ranna peal oli siis piirivalve. Tegelikult vanasti meri või järv ühendas, et Peipsi oli selline ühendav, kuna läbi mööda maad liikumine. Tänaseid superpleedi ei olnud, eks see oli tõeline häda mööda maad liikuda, liiguti vett mööda, jõge mööda, aga Peipsi oli kõige ideaalsem liikumiskanal. Ehk Peipsi sidus need kaks kohta kokku ja liikusid kultuurimõjud, kaubad, isegi pärimused. Et on mitmeid, kunagi ammu leidsin ka ja siin ma vahet kuskilt diskuteerisin ühe sellise ajaloolase, kes ütles, et tõesti nii ongi, et mida ka mina märkasin, et on mitmed siinsed pärimused ja ilmuvad välja Setumaal. Aga nad liikusid siis laevadega nende kahe koha vahel ja pärimus liikus ka edasi. Ja aga eseme vormel, nii et Peipsi sidus need kaks kohta kokku ja lõikas sarnasus. Et see ei tee neid madjalasteks ega meid setudeks. Aga läbi Peipsi oli pidev side, sest Peipsi ühendas ja mets eraldas. Aitäh, igal juhul tõesti väga huvitav. No isegi üle viimane küsimus, tegelikult mul endal tuli üks ajalooline saatis mulle küsimus ja küsib niimoodi, et kas sa oled kuulnud midagi sellest, et kui rajati Kuremäe kloostrit, et need valjalused olla sealt minema aetud? Tähendab, ma ei ole eraldi kas on legend mingi või saab ka millegile viidata? No, tähendab, see, mis on nagu tegelikult kirjas dokumentides, et see on kogu see lugu, kuidas siis Saoskoi pani seisma luterluse kiriku ehituse, nii et tegelikult Illuka mõistnik Tikov hakkas sinna kirikut ehitama, ise finantseeris, kohalik kogukond ehitas, tükk aega kesti nagu ühisettevõtmine. Ja kui Saoskoi oli siis juhtiv nagu venestaja või slaavistaja läbi õige usu, et loodi siis õigeusu vennaskond, selle keskmiseks sai Jõhvi. Nad elasid kõigepealt ka nunnad, esimene koht oli Jõhvi, siis seal oli haiglad ja kõik ja siis nad otsiti siis kuhu teha kloostrit. Seal leiti, et Kuremäe, kuna seal on sakraalne taust oli olemas, on sellest kõige sobivam. Ja need sama, mis on haigla, mis on praegu Kuremäel, selle algkoht on tegelikult Jõhvis, need nunnad läksid Jõhvis sinna, aga häda oli selles, et see valitud kohta juba ehitati luteri kirikut. Ja kuna Saoskoi oli kuber, siis on nii nagu tänaval käib. Öeldakse, et ehitusluba ei ole, sul on üks koma või valesti, eks ju, ja siis tühistatakse. Täpselt samuti käis siis. Tühistati, et leiti, et mingi luba oli puudu, kuberi kantsleri luba selle kiriku ehituseks. Kiriku ehitus tühistati, kõik need siis mõistliku oma panus ja kõik läks vastu taevast, see võeti siis kubervangu alla, anti rajatavale kloostrile, said üheks hooneks sinna ja selle kohta on hästi palju, kuna mõistlik vaidlustas, eks ju, et selle kohta nagu arhiivis kirjatusi palju, aga selle kohta, et vadasi ära oleks vaetud. Tegelikult nüüd see ehitamine oli nagu kogukonna ühisehitamine, mõistlik panustas, inimesed ühistööga tegid ja seal kirjatuses ei eristata, et kes see on ta siis poluvertsik, mis ta on, et selle eesmärk oligi, et selle kiriku ehistamisega juurduda seal luteri usku. Tehtigi, et ümber oli nagu õigeusklikud, aga nad ei kirjelda, nagu ei kasuta nime poluvertsik ega midagi. Et rahva jutudes saab kindlasti neid asju, aga arhiivist ei saa. Selge, aitäh. Nii, aga teeme nüüd veel aplausi ja Sven-Ogri asutuse poolt, kes tänast Hõimuklubi siin korraldas ja tõlkijale tule Tiima siia. Meil on tõesti üks tubli noormees Narva kolledžist, sulle ka üks väike kingitus. Aitäh sulle. Ja sellega on siis see Hõimuklubi praegu loenguosa läbi, aga me saame oma